tere! Olen Triin. Olen täna külla tulnud Liisile Tallinnasse ja me räägime täna kodu teemal, kodukujundusest ja kodu kaunistamisest. Liisi peab kodukujunduse teemalist blogi. Ja see blogi jäigi mulle silma. Mulle jäi silma see, et ta elab väga väikeses korteris, aga on selle väikese korteri muutnud väga armsaks ja hubaseks kohaks. Et kõigepealt siis küsingi sinult seda, et kui sa siia tulid, milline siin siis kõik oli? Jah, see ruum oli üks suur ruum. Oli üks suur puuküttega pliit siin sees, mis võttis väga suure osa sellest niigi väikse korteri ruumist ära. Ja see esimene asi, kui ma siia tulin, siis oligi see mõte, et kõigepealt see pliit välja ja väikse mahi asemele, et saaks ruumi juurde. Ja muidugi siin seinad ei olnud valged, vaid olid sellised hallid, terrakota punane. Et ma tahtsin ikkagi seda avarust luua selle valge värviga. Siin on siis 23 ruutmeetrit ruumi. Ja. Et see on päris vähe, aga kuidas sa mahutad kõik vajalikud asjad ära? Et mis on need nipid väikeses ruumis? Üks asi on see, et mul on panipaik on põrandast laeni ehitatud ja planeeritud niimoodi, et kõik vajalik ära mahutada. Aga siis ma paigutan oma asju ka näiteks voodi alla kastidesse. Ja lihtsalt see nipp ongi tegelikult, et ei maksa liiga palju endale igasugust kola koguda. Et ongi kõik vajalik asi ja see mahub ära. Ja kõik, mis ei ole nii vajalik, see lihtsalt ei tulegi kuju. Just. Mis on sinu jaoks kodu juures kõige olulisem? Minu jaoks ongi oluline see kodutunne, hubasus. Et üks asi, mis seda hubasust tekitab, on see, et mul on elav tuli ahjus. Väga palju põletan küünlaid, see tekitab hubasust. Ma arvan, et tegelikult, mis mulle on ka tekitanud seda hubast kodutunnet, on see, et see kodu on nii väike. Ja ma ei tunne siin ennast kuidagi nagu üksi või ma ei tea, et kuna ma nagu üksi elan, et siis ma tunnen, et see on just paras ja selline mugav minu jaoks. Sul on siin seintel ka igasuguseid pilte. Ja siis erinevaid selliseid detaile. See kollane triip seal silmade peal on nagu selline modernne siuke vimka. Et mulle meeldivad sellised klassikalised asjad modernsete vimkadega, ütleme niimoodi. Millised on sinu lemmikud kohad, kust sa ostad koduga seotud asju? Ma käin tegelikult igal pool, mis iganes mul ette jääb, sisustuspoed. Aga kus mul väga meeldib käia on näiteks uuskasutuskeskus, sõbralt sõbrale, sellised teise ringi poed, et sealt ma olen väga palju leidnud. Et taaskasutus kindlasti mulle väga meeldib. Ma saan aru, et sa oled enamiku siin ise teinud. Et mitte nagu lasknud teha remondi, vaid ise teinud. Ja kas ka see tumba, kus ma praegu istun, kas on ka sinu tehtud? Ja, ma mäletan blogist postitust. Ja, selle ma tegin tegelikult oma vanemate abiga. Et mul tekkis idee, et ma tahaksin diivani ette tumbat. Et oleks selline hubane, saaks jalad sinna peale panna, filmi vaadata. Et tekkis idee ja siis ma hakkasin otsima, et kust siis leida sellist. Ja vaatasin poodidesse ja kuna mul on nii väike korter, et siis mul on need mõõdud on ikkagi hästi olulised. Ja mul ei õnnestunudki tegelikult leida õigete mõõtudega tumbat ja pealegi hind oli ka üsna krõbe sellistel. Ja siis ma tulin sellele ideele, et võtan kätte ja teen ise ära, et kui raske see siis ikka on, et isa lõi mul raami kokku. Siis need jalad, mis seal all on, need on tegelikult mu vanaisast veel järgi jäänud, kes oli kunagi puussepp. Ja siis ema aitas selle polsterduse teha ja riide peale lüüa. Et saigi selline pereprojekt nii-öelda. Kuidas luua väikeses ruumis avarust? Kindlasti aitab avarust luua valge värv seintel, põrandal, mul on valge põrand. Ja siin on üks suur peegel. Peegel on kindlasti selline asi, mis nagu nii-öelda
loob seda visuaalset pinda nagu juurde. Ja köögikapid, ülemised kapid on mul kõik klaasist, et ei ole kinniseid kappe teinud, see annab ka avarust juurde. Nii et valge värv, peeglid ja klaas. Jah, minu puhul on see toiminud. Kuidas sa seinu ja üldse kõiki neid valgeid tekstiile puhtana hoiad? Ütleme niimoodi, et see valge kate on mul sellel diivanil, et see käib mul ikka aeg-ajalt pesus. Ja mis veel on valgele riidele nagu koguneb neid selliseid udemeid ja sodisid, et ma kasutan seda kleepepaberiga rulli, millega udemeid eemaldatakse, et see toimib väga hästi. Saab tolmu kätte valge riide pealt ja kasutan ka igasuguseid täiesti nii-öelda looduslikke vahendeid, et ma väga ei taha keemiat kasutada, et ma kasutan täiesti jäädikat ja soodat näiteks pindade puhastamiseks. Ja kasutan ka, hiljuti ma avastasin Maieri universaalse puhastaja. Sellist vahendit olen nüüd kasutanud pindade puhastamiseks ja väga hästi toimib ka selline õrn puhastusvahend. Milline on sinu unistuste kodu? Unistuste kodu on kindlasti maja. Ma ei ole tegelikult väga selline linnainimene ja korteriinimene. Et tahaks kuskil maakohas rohkem elada. Et oleks selline, võib-olla, ma olen enne ka maininud seda ühes intervjuus, et võiks olla selline Eesti-aegne taluhäärber, aga mitte väga suur. Et jah, midagi sellist idüllilist meeldiks. Sa kindlasti sisustaksid väga kaunilt selle, et kui juba siin on sul ka armsasti kõik tehtud, et siis võib ette kujutada, milline seal oleks. Aga mis oleks ideaalne koht, kus sa elaksid, et kas ikkagi Eestis või mis on see unistuste koht? Kindlasti Eestis. Mulle väga meeldib Eesti, et ma olen selles mõttes patrioot, et ma ei taha kuhugi ära minna. Mulle väga meeldib Eestis. Kas sa annad ka kodukujunduse alast nõu? Ja ikka annan, kui inimestel on huvi, et kes on küsinud, olen andnud nõu, kuidas olen osanud, et ikka aitan. Et kui keegi kujundab oma korterit näiteks praegu ja tahaks mõnda nagu sisekujundus alast nõu, et siis võib pöörduda sinu poole. Võib täitsa pöörduda, jah. Aitäh sulle selle meeldiva vestluse eest. Aitäh. Aitäh kuulamast. Kohtumiseni.